Meremess 2026 on käimas, kuidas läheb? Tänan küsimust. Peab ütlema, et proovime esimest korda ka neljapäeval messi teha, varem oleme alustanud reedel. Rahva huvi näha ja on tulnud just päris huvilisi, tõsiseid huvilisi, kes siis juba teavad, mida nad tahavad paadiga teha, mida nad merel tahavad teha ja kui kiire tempoga seda kõike peab tegema. Nii et tegemist ei ole pelgalt väljanäitusega, vaid ka päris tõsise kohaga, kus saab ka käsi kokku lüüa. Absoluutselt, sest Eesti on ju mereriik. Meid ümbritseb praktiliselt igast küljest vesi, on see siis soolavesi või magevesi, et meil on väga suur perspektiiv just nimel vaba ja veetmisel mere poole pealt. Ma leidsin Meremessilt üles peresõbraliku paadi. Ma ei saanud mööda minemata jätta, seepärast ma tahtsin teada, et mille poolest niimoodi välja tuuakse paadi puhul, et see on peresõbralik, et kas siit võib leida näiteks Pallimere või mille poolest ta peresõbralikuks teeb? Pallimere peab ise kaasa võtma, aga Marexil on nagu peresõbralikud ja läbimõeldud lahendused kõik, et on mõeldud sellele, et oleks kogu perel mõnus olla ka sihtkohas, kuhu kohale minnakse, et ei pea hakkama otsima omale majutust. Ja siin on köök täisvarustuses ja turvalised lahenduses, et lastel, väikestel lastel ka sees turvaline. Ma pean mainima, et siin on nagu väga palju ruumi. Mina pika naisterahvana käisin, et ma pean ütlema, et siin on peajogu veel mul ruumi ülegi, et tegelikult on ka nagu mõeldud pigem nagu isegi pikematele meestele või? No kuna Marex on 73. aastast Norra perefirma ja siis kui looja ära suri, Marexi looja siis võtsid pojad üle ja pojad on mõlemad sellised umbes 2-meetrised. Ja Espen siis teeb kõik paadid, kujundab, disainib enda järgi, et oleks ka pikematel meestel ruumi olla. Duširuumid, vetsud, voodid, kõik liikumisruumid, et kõik on selle arvestusega tehtud, et ka tõesti 2-meetrine mees saaks magada ja käia duši all. Ma olen Meremessil väga palju kordi käinud ja mind alati huvitab see osa, just need uued mudelid, uued brändid. Ja nüüd ma olen tulnud Boat Worldi ja siin ma tundub, et on mõlemad asjad esindatud, nii uus bränd Eestis kui ka uus mudel. Täpselt nii, õiges kohas. Meil ongi 2 täiesti uut asja siin. Meil on Axopar 38, mille esmaesitlus oli Düsseldorfi messil. Varasem eelkäija oli Axopar 37, mida on toodetud üle 2000 paadi, väga edukalt müüdud ja nüüd on sellele selline uuendus täiendustega. Teiseks on meil siin uus bränd Eestis, mida keegi pole varem esitanud, Sargo paadid, alakad 28 jalast kuni 45 jalani, et igale valikule. Kui ma vaatan seda uut mudelit, siis olgem ausad, see ei ole päris selline tavapärane väikene alus, millega sõita. Et mis ta siis nii populaarseks teeb? Ma arvan, et see ei ole ka kõige odavam alus, mis siin on. Jah, populaarseks teeb ta tegelikult ta kere kuju, et ta on sellise astmelise põhjaga. Ta tõuseb hästi kergesti vee peale ja võib-olla siin on siis selliseid hästi palju uudseid lahendusi, et meil on navigatsiooniseadmed, suured plotterid, joystick-süsteem, paat on võimalik sõita külges, hoiab sind koha peal Skyhook, palju selliseid, kaasaegseid asju, mida vanasti, inimesed ei osanud unistadagi, et paadisõidu võib nii lihtsaks teha. No eks Meremessil ongi eesmärk see, et näidata inimestele nagu toodangut, et Marex on ka nüüd esimest korda siis Eestis Meremessil väljas ja mõte ongi selles, et kliendid saaks ise nagu võrrelda, katsuda, et ei peaks nagu põrsast kotis hakkama ostma. Ütleme, kui hooaeg varasemalt lõppes lahtise paadiga väga varakult, siis täna ikkagi kinnised paadid, kus sul on soendused sees, kõik mugavused olemas, siis hooaeg on ka kestab kauem. Selles kohas on ta nüüd viimane Meremess. Mis siis järgmistel aastatel saab? Me oleme siin kaaseksponentidega ja messikorraldajaga juba pikemat aega arutanud, et tahaks viia selle ürituse nagu järgmisele tasemele. Ja meil on üks plaan, seda veel täpselt ei kirjelda, aga ütleme nii, et meil on plaan tulla veel lähemale, kui me täna oleme ja sellega siis vaatamegi uuele aastale vastu.
kas oleks reaalne, et ühel päeval on meremess päris sellises formaadis, et huviline saab messi ajal astuda pardale ja minna proovisõidule? Just täpselt, et tänane trend ongi see, et meil sisehallidesse on jäänud suured rahvusvahelised messid, kohalikud messid on järjest rohkem enam vee peal. Seda, et siis kokkulepitud aegadel on võimalik ka siis tunnetada seda paati ka vee peal, eks ole. Messi raames saab seda teha võib-olla kontsentreeritumalt ja võib-olla ka mingil määral ka võrdluslikumas keskkonnas.